Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti Inimõiguste Keskusele veebilehel inimõigused.ee. Tere tulemast kuulama Eesti Inimõiguste Keskuse podcasti 3. episoodi. Ja täna räägime Festheart filmifestivalist, mis on siis LGBT plus filmifestival Rakveres. Ja stuudios on meil Keijo Soomelt, kes on siis festivali üks korraldajatest ja üks eestvedajatest. Ja mina olen Iiris Viirpalu taas kord. Tervist, Keijo! Tere! Räägi üldse, kuidas selle festivali idee sündis ja mis selle festivali nii-öelda eesmärk on olnud teie jaoks nüüd need aastad, kui te olete seda Rakveres korraldanud? No idee sündis nõnda, et natuke rohkem kui 3 aastat tagasi augustis Teet tuli mulle külla koos mõnede lihapirukatega ja siis istusime aias, rääkisime juttu ja see oli see aeg, kus Rakveres just oli valmis saamas uus kinomaja. Ja siis Teet käis selle idee välja, et kuule, et teeks ühe LGBT filmifestivali. Kuna meil hetkel meie regioonis kogu Baltikumis tegelikult ei ole ühtegi sihukest statsionaarset LGBT filmifestivali, et on küll erinevad filmiprogrammid või mingid sellised ühekordsed projektiüritused, aga sihukest stabiilset festivali ei ole. Ja siis natuke see sai siis kaalutud seda mõtet oma peas ja siis jõudsime selleni, et jah, miks mitte. Rääkisin elukaaslasega ka läbi, sest et ilmselgelt, kuigi tema otseselt korraldamises ei mõjuta, siis tema igapäevaelu see pisut mõjutab. Ja siis hakkasime korraldama otsast, et esialgu esimene pool aastat oli hästi vaikne, sest me peamiselt suhtlesime erinevate partneritega, erinevate potentsiaalsete kas siis programmipartneritega või mingite korralduse abilistega ja nii edasi. Aga siis jah, ühel hetkel tegime ka Rakvere linnavolikoogule taotluse, et nad meid toetaksid ja siis oli veel tükk aega vaikne ja ühel hetkel, kui siis tuli see tohutu kisma ja siis juba tulid meeleavaldused ja kõik muu, et mis tagantjärgi vaadates, ega sellel on alati 2 poolt, et ühest küljest loomulikult on see ebameeldiv, kui keegi korraldab meeleavalduse sündmuse vastu, mida sa korraldad. Aga teisest küljest jälle, ma ei tea Eestis väga palju kultuuriüritusi, mis poole aastat enne toimumist on korraga ühel päeval kõikides ajalehtedes, kõikides õhtustes uudistes. Et eks ta kindlasti mingil määral me saame öelda, et tegelikult see negatiivne tähelepanu viis selle info ka nendele inimestele, kelle jaoks oli see info vajalik või positiivne. Et jah, see oli väga huvitav, et teine aasta oli juba palju väiksem. Aga mis see mõte on olnud? Esiteks on jah see, et pakkuda ka Eestis filme ja filmikultuuri ja võimalust nendel teemadel arutleda ja kaasa mõtelda ja miks just Rakvere. Esiteks see, et me ise oleme sealt pärit, seal on lihtne korraldada meie jaoks asju. Aga teine pool asjal on ka kindlasti see, et näidata, et sellised vähemustele suunatud üritused toimuvad ka mujal väljaspool pealinna. Sest kahtlemata, kui me täna veel endiselt on ju Eestis kapist väljatuleku teema ja see kõik on teema ja see kindlasti on märksa keerulisem teema suuremat või väiksemates kohtades. Et suuremates linnades ilmselt sul on lihtsam olla oma identiteediga see, kes sa oled. Pluss on olemas mingid erinevad tugigrupid või mingid võrgustikud, eks ole. Tallinnas konkreetselt, et on ju erinevad kas siis kooskäimise kohad, ühing ja nii edasi. Et väiksemates kohtades seda ei ole ja seega siis vähemalt aeg-ajalt näidata, et ka väikses kohas on võimalik ja tore ja lahe. Ja pluss veel see ka, et ütleme, Eesti mõttes see tundub kuidagi sihuke, et kas nüüd Rakvere tundub kaugel, eks ju, aga kui me maailma mastaabis vaatame, siis see, et sa kas Tallinnast või Tartust tund aega sõidad selleks, et üritusele jõuda, et maailma mastaabis see võid Brüsselis äärelinnast kesklinna sõita bussiga täpselt sama kaua. Loomulikult, muidugi. Et seal ei ole mingit vahet. Ja nüüd on sel aastal on meil siis plaan ka pisut laieneda, et me
kõigepealt me otsustasime, me teeme ühe seansi Tartus ja siis meie vabatahtlikud, kes on ise Pärnust pärit, ütlesid, et mis mõttes, et te teete Tartus, aga Pärnu. No ja siis me teeme nüüd Pärnus ka, aga meie eesmärk tegelikult on, me tahaks järgmisel aastal jõuda selleni, et meil on ikkagi üks pikk nädalavahetus Rakveres ja üks pikk nädalavahetus Tartus. Aga eks seda tõsisemalt hakkame sellega tegelema juba siis, kui selle aasta festival on valmis. Kuidas nüüd see tegelikult juba 2 aastat järjest tehtud linnapoolne otsus seda rahastust vähendada ja mitte anda seda sellises mahus välja? Kuidas on teid ennast, ütleme, korraldajaid ja kogu seda festivali tiimi mõjutanud? Ja seal on eelkõige, meie mastaabi juures küsimus ei ole niivõrd nagu selles rahas, et me oleme seda alati rääkinud, et me põhimõtteliselt saame asjad, kui me mujalt saame toetust, siis me saame need asjad korraldatud ka ilma selle linna toeta. Aga pigem on see selline väga põhimõtteline asi, et see viis, kuidas linn käitus, oli esiteks õigusvastane ja teiseks ka lihtsalt väga, väga inetu. Sest kui sa oled ise loonud mingisuguse mehhanismi läbi, mille sa neid asju nagu toetad ja teed, kui sa ise räägid sinna juurde pidevalt seda juttu, et me ootame uusi algatusi ja me ootame crazy linn ja kõik see kontseptsioon, et me teeme teistsuguseid asju ja teeme julgeid asju. Ja siis sa lihtsalt sõna otseses mõttes nagu vilistad nendele samadele reeglitele, mille sa ise oled kehtestanud, siis esiteks on see jabur, aga teiseks on see ka kindlasti väga, väga inetu ja alandav nende inimeste suhtes, kes justkui peaksid nende samade reeglite järgi elama, mille volikogu on kehtestanud või korraldama. Et seal oli kindlasti väga palju sihukest nagu põhimõttelist võitlust just selle nimel, et loomulikult volikogu võib ennast nimetada kõrgemaks otsustusorganiks, aga kui volikogu ise seab mingid reeglid, mille järgi me elame, siis volikogu ei saa neid reegleid nagu käigu pealt muuta esiteks. Ja mis meie jaoks muidugi personaalselt on kindlasti oli väga häiriv on see, et kui nende reeglite muutmise või mängureeglite muutumise ainusaks põhjuseks on lihtsalt homofoobne käitumine, siis see kindlasti ei ole nagu okei. Seda enam veel, et ma päris ei saa ka aru sellest, et mis on see sõnum, mida siis see linn nagu sellega tahab välja anda, eks ju. Vastuoluline, eks ju. Just, et mul oli viimasel ühel koosolekul, kui seal pikalt räägiti jälle sellest, kui crazy linn me oleme ja kuidas me ootame uusi ideid ja nii edasi, et siis ma olin küll vait, mul küll kibeles keele peal küsimus, et küsida, et kas kuskil on nagu nimekiri ka nendest lubatud ideedest ja siis nendest ideedest, mis ei ole lubatud. Et ta oli selles mõttes lihtsalt äärmiselt sihukene ebameeldiv, solvav ja alandav käitumine. Ja kui me ise räägime sinna juurde seda, et kõik kodanikud on nagu meile olulised ja me tahame, et meil oleks linnas kõigil tore ja nii edasi, et siis me lihtsalt ilma ühegi põhjenduseta võtame vastu ühe grupi suhtes diskrimineeriva otsuse ja me ei motiveeri seda ka absoluutselt mitte kuidagi. Siis, et see oligi nagu, see topelt jabur oli nagu see, et esimesel aastal, kui me saime selle volikogu vastuse, et siis see vastus oli nagu täpselt selline, et esimese lõiguga öeldi, et jah, et kultuurikomisjon otsustas, saite kõrgemaid punktid, umbes teie projekt kuulutati umbes kõige paremaks projektiks. Ja siis järgmises lõigus öeldakse, et aga me anname teile toetust, siis mitte selle ette nähtud summa, vaid vähendame seda. Täiesti ebaloogiline. Ja. Aga kuidas see festival on just, ütleme, Rakvere sellist kohalikku kogukonda ja sealseid elanikke mõjutanud, et kuidas sa nüüd ka juba mitme aasta perspektiivis saad hinnata, et mida on festival inimestele andnud ja kas on muutnud nende suhtumist näiteks LGBT+ kogukonda? Kindlasti. Esiteks on see, et kui ma võrdlen 2 aastat, mis nüüd on olnud, siis teisel aastal oli publikus kahtlemata väga palju rohkem kohalikke inimesi. Inimesi, keda ma ise ei tunne, aga kelle näod ma tunnen ära Rimi järjekorras seistes ja nii edasi, eks ju, ehk siis kohalikud. Teine asi on see, et on kirjutanud mulle otse mõningad kohalikud siis täna kapis olevad inimesed, kes on nagu öelnud, et see kõik on väga oluline, mida me teeme. Ja kolmandaks, mis on võib-olla minu jaoks nagu kõige lahedam on see, et mul on
väga palju, mitte väga palju, aga üsna mitmeid, kas siis telefonikõnesid või kirju inimestelt, kes ütlevad, et see, mis te teete, on nagu väga õige ja tore ja vajalik ja need on inimesed, kes ise nagu ütlevad, et nad on heterod, eks ole, ja noh, minu jaoks kõige liigutavam oli see, kui üks naine, ma arvan, ta on umbes siuke 50-ndates kirjutas mulle, et jah, et 2 aastat tagasi ma olin ise täpselt samasugune homofoob. Aga et täna nähes seda kõike ja jälgides seda protsessi, et minu vaated või minu hinnangud on nagu totaalselt muutunud. Et noh, kindlasti oli see, et mis kohalikul tasandil oli, eks ju, et enne esimest festivali kindlasti oli väga palju sellist hirmu ja arusaamatust ja noh, ilmselt inimesed, kes peamiselt tarbivad sellist parempoolset meediat, nad vist kujutasidki enda vaimusilmas ette, et tulevad alasti inimesed Rakvere tänavale marssima, no mis on juba iseenesest jabur, sest et noh, oktoober Eestis, sorry. Või noh, siin kuulsaks saanud linnavolikogu kommentaar selle kohta, et issand jumal, et kinol on ju klaasseinad ja inimesed kõnnivad sealt mööda ja siis nad ju näevad. Et noh, mida nad näevad, seda, et ostetakse pileteid, eks ju. Et aga noh, see oli peale esimese aasta festivali oli järgmisel hommikul oli minu meelest nagu väga tabav Virumaa Teataja juhtkiri, kus noh, täpselt teksti ma ei mäleta, aga mõte oli selles, et noh, et keda siis nüüd peteti, et taevas ju ei kukkunud alla ja maa ei värisenud ja midagi nagu juhtunudki peale selle, et mingi hulk inimesi käis kinos ja vaatas filme ja neil oli tore olla, eks. Just. Et kindlasti see esimese aasta festival võttis neid hirme väga palju maha. Ja noh, muidugi seal oli veel ka see sükane ajastuslik kokkusattumus, et noh, esimese aasta festival oli ju nädal aega enne kohalikke valimisi, mis omakorda nagu kindlasti teravdas seda vaidlust ja võitlust ja kõike muud. Et teisel aastal ju seda enam, teisel aastal oli see, et oli juba nagu igasugused hirmud olid maha võetud, ilmselt mingeid inimesi agiteerida kuskile. Oli märksa keerulisem, sest et noh, paljud juba tundsid, et nad jäävad ilmselt lolliks, kui nad sellega kaasa lähevad. Et selles mõttes on kindlasti see pilt muutunud. Ja no mis on veel muutunud, on see, et on tulnud palju selliseid väga toetavaid kommentaare. On muidugi tulnud ka selliseid kommentaare, noh, nii-öelda ka teiselt poolt on inimesed kapist välja tulnud, eks ole, et mõningad inimesed, kes leiavad, et see ei ole okei. Ka sotsiaalmeedias, eks ju, ilmselt on olnud kommentaare. No jah, lademetes. Et aga noh, neil on see nende arvamus ja noh, mis on nagu, mida me üritame ise nagu levitada, on see, et üks asi on see, et sul on arvamus, aga teine asi on see, et sa saad seda välja öelda ka kuidagi nagu viisakalt ja nagu inimlikult, eks ju, et see paraku, jah, selle vastu mõnikord nagu eksivad. Ma olen ise mõnikord mõelnud, et kui need samad inimesed, kes selliseid üsna nagu solvavaid kommentaare või tekste postitavad, et nad võiksid oma postitustest nii-öelda rollid ära vahetada, et seal nii-öelda panna iseennast siis selle rolli, kellest nad kirjutavad ja seeläbi nagu tunda, et kas siis solvab või ei solva, eks ju, et aga jah, palju, noh, ütleme märksa vaiksemaks on ka selles osas jäänud. Aga suur tänu sulle, Keijo Soomelt, Festarti korraldaja ja eestvedaja täna stuudiosse tulemast ja festivalist rääkimast. Aitäh! Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti Inimõiguste Keskusele veebilehel inimõigused.ee. Tere tulemast kuulama Eesti Inimõiguste Keskuse podcasti. Stuudios on keskuse strateegilise hagelemise ekspert Kelly Krostal. Tervist, Kelly! Tere, toredat päeva! Strateegiline hagelemine on selline juriidiline mõiste, millest paljud inimesed ei tea, mida see täpselt tähendab. Ja samas on see keskuse üks olulisi töövaldkondi. Et kas sa selgitaksid nii-öelda tavainimesele, mida tähendab strateegiline hagelemine ja millised on need kohtukaasused, mis saavad selle strateegilise hagelemise kaasuse sildi? Ja, strateegiline hagelemine on tegelikult üks huvikaitsemeetod, et kui me mõtleme üldse vabaühenduste peale, mittetulundusühingud või võib-olla ka sellised kodanikualgatuslikud grupid, kes tegutsevad küla tasandil oma linnaosavalitsuses, siis tihtipeale on mingi meetod, kuidas nad
enda siis huvides seisavad. Näiteks võib rääkida, eks ole, poliitikuga, käia koputada uksele, paluda ja öelda, et reiditee on kas siis liiga lai või liiga kitsas. On võimalusi saata e-kirju, on võimalus panustada näiteks uute seaduseelnõude siis väljatöötamisse oma ekspertteadmistega, et strateegiline hagelemine on siis selline huvikaitsemeetod, kus juhul, kui oled juba koputanud poliitiku ukse taha, oled juba panustanud seaduseelnõusse, see ükski lahendus ei ole siiski toiminud ja oled võib-olla jõudnud siis sellisesse olukorda, kus inimõigusi saab kaitsta ainult läbi selle, et sa lähed kohtusse. Ja valikukriteerium on meie puhul see, et need kohtusse minekud siis aitaksid võimalikult paljusid inimesi, need mõjutaksid tõesti selliseid olulisi inimõiguste valdkondi ja siis läbi üksikute ja hoolikalt valitud juhtumite me mõjutamegi siis kas seaduste kvaliteeti või seda, neid viise ja praktikaid, kuidas Eestis seadus ellu viiakse. Et kuidas see strateegilise hagelemise protsess välja näeb? Et kõigepealt tuleb konkreetne inimene või MTÜ või siis nii-öelda kaebaja ja kannataja, kelle õigusi on rikutud, ta tuleb siis keskuse poole, oma murega pöördub ja mis siis edasi saab? Ja põhimõtteliselt sul on täitsa õigus, et meie poole siis inimesed pöörduvad kas kirja teel, nad helistavad või ka väga tihti läbi siis teiste vabaühenduste, et on see siis puuetega inimeste mõni organisatsioon, Eesti LGBT ühing, naiste teemasid vedavad ühingud, et nad on kuulnud näiteks, et on teatud probleeme mingis valdkonnas, neil on inimesed, kes on siis pidanud mingit ebaõiglust kogema ja me saame tavaliselt kokku. Me vaatame, kas seal on seda perspektiivi, et kohtusse minna, et ka kohtust võitu saada. Ja me muidugi ka kaalume sellest aspektist, et kuidas see meie Eesti Inimõiguste Keskuse enda meie prioriteetidega kokku läheb. Et teeme sellise analüüsi ja kui tõepoolest me näeme, et see ühiskondlik vajadus on olemas ja see inimene, kes on meie poole pöördunud, on tegelikult valmis selle üsna keerulise ja pika kohtuteega ette võtta, siis me hakkame otsima abistavaid advokaate ja lähebki töösse. Kuna need kohtuprotsessid, eks ju, võtavad pikemalt aega, siis see tähendab ju praktikas seda, et paralleelselt on keskuses mitu erinevat juhtumit erinevatest valdkondadest erineva murega inimesi. Ja, et meil on hetkel, kui ma mõtlen, meil on tõesti väga palju LGBT valdkonda kuuluvaid kaasuseid, aga see on ainult loogiline, sest et see samane kooseluseaduse rakendamata jätmine toob lihtsalt õigusselguses nii palju probleeme kaasa, aga tegelikult meil on ka vanuseline kaasus siis, kus üks proua leiab, et teda ilmselt diskrimineeriti vanuse tõttu ei valitud tööle ja meil on ka üks noor ratastoolis noormees, kelle me samamoodi aitame siis kohtus enda eest seista, sest temal on väga keeruline sotsiaaltranspordi vaidlus. Üks nendest hiljutistest strateegilistest kaasustest on olnud Rakveres toimuv Festhearti filmifestival, mis siis keskendub LGBT pluss kogukonna teemadele ja vastavatele filmidele. Et kuidas sa kirjeldaksid nüüd selle kaasuse problemaatikat ja sellist rolli just inimõiguste vaatenurgast? See on tegelikult üsna eriline kaasus, sest et ma isegi ei mäleta oma praktikast, ma olen ka inimõiguste valdkonnas üle 15 aasta töötanud, et ma ei mäleta võib-olla sellist süstemaatilist riigipoolset kiusamist või siis nagu avaliku võimupoolset kiusamist, kuna Rakvere puhul on tegemist kohaliku omavalitsusega, mis on kestnud tegelikult ju tänaseks 3 aastat, et kuigi festival on 2 aastat toimunud, on siis Rakvere linnavolikogu jätnud rahastamata seda festivali juba 3 korda ja tänaseks on meil ka 2 kohtuotsust, mis on öelnud, et seda on tehtud siis õigusvastaselt ja diskrimineerivalt. Et ta on üsna eriline, teistmoodi ja selle juures on natukene kummaline võib-olla see, et kui me kuulame või vaatame, mida näitavad meile uuringud, näiteks kas või see LGBT uuring, mida Eesti Inimõiguste Keskus tellis, kui me mõtleme, mida rääkis Keijo Soomelt just natuke aega siin tagasi, et tegelikult on suhtumine läinud positiivsemaks, me mõtleme Marina ja Jelena loo peale, aga nemad ütlevad, et Eesti ühiskonnas on tegelikult nende pere suhtes suhtumine oluliselt positiivsemaks 10 aasta jooksul läinud.
ja see mainitud uuring siis samamoodi ütleb tänaseks, et kooseluseaduse toetajaid on tegelikult rohkem kui vastaseid, et kuidagi ühiskond ja inimesed on läinud üha mõistvamaks. Aga me ei saa seda täpselt sama nagu öelda riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse tasandi kohta alati ja siis ei jäägi lõpuks muud inimestel üle, kui riik ja kohalik omavalitsus kohtusse kaevata. See konkreetne kaasus ja festivali juhtum on ju tegelikult diskrimineeriv konkreetselt terve sellise kultuurisündmuse suunas, et konkreetse teemaga seotud kultuurisündmus, mõneti on see ka ju pretsedent Eesti Vabariigis, et otsustajate tasandil diskrimineeritakse kultuurisündmust, mis on lihtsalt võtnud konkreetse fookuse. Et kuidas sa seda kirjeldad ka juriidilisest perspektiivist? Kui me mõtleme, et seda on tõesti olnud 3 aastat ja seda on see siis nii-öelda selle Rakvere linna suhtumine on olnud diskrimineeriv ainult selle ühe filmifestivali vastu, mis siiski esindab ühte vähemust, ühte LGBTI kogukonda, et olles küll kultuuriüritus, aga sellel on ikkagi see vähemuse konnotatsioon seal juures. Et siis tõepoolest saaks öelda, et on diskrimineeritud nii kultuuriüritust kui sellist, eks ole, just kui sõna on vaba, kultuur on vaba, aga teistpidi ikkagi me ei pääse sellest aspektist seal, et see vähemuse aspekt on tõenäoliselt ikkagi see, mis sellisele diskrimineerivale käitumisele kohaliku omavalitsuse poolt viis. Et ega mul pretsedenti teist sellist küll ei mäleta, et ei tule nagu Eesti kultuuriloost tõesti meelde, et oleks kunagi niimoodi mõne kultuuriüritusega käitutud, ega muidugi ei saa seda välistada, et kõik inimesed ei ole nii julged, et minna meediasse või võtta ette kohtuda ja eks kohalikul tasandil on tihti see, et inimesed tunnevad kõik üksteist ja ollakse omavahel väga pikalt seotud, et võib-olla on ka mõned otsused vaiksemalt läinud, kes sedagi teab. Jah. Aga halduskohtu tasandil on ju nüüd tegelikult juba hinnangud ja otsused olemas, et millised need on? Kohus jõudiski halduskohus siis nii 2018. kui 2019. aasta puhul järeldusele, et Rakvere linn käitus Festardi filmifestivaliga õigusvastaselt. Ja võib-olla natukene selgitaks paari sõnaga, et milles see õigusvastasus siis seisnes. Ta seisneski selles, et Rakvere linn on ise kehtestanud korra, kuidas ta rahastab kultuuriüritusi enda linnas. Ja see kord näeb ette, et neil on siis kultuurikomisjon, mis koosneb asjatundjatest, kultuurivaldkonna ekspertidest ja kord ütleb, et nemad on need, kes siis loevad projektid läbi, hindavad neid projekte ja teevad nii-öelda järjestuse. Mõlemad korrad siis on, või kõik korrad on tegelikult saanud Festart väga kõrgeid punkte. Seda projekti on peetud ekspertide poolt äärmiselt heaks ja rahastust väärivaks ja komisjonil ei olnud mingisugust etteheiteid ei sisule ega eelarvele. Ja on ette nähtud selles korras siis, et nii-öelda see nimekiri siis positiivsete projektidega läheb lihtsalt volikogule kinnitamisele. Aga volikogu on siis iga kord otsustanud, et tema vähendab seda rahastust. Okay. Ja teiste siis projektide puhul ta ei ole seda teinud. Et Festart on olnud see ainukene, kellel on rahastatud ja jäetud väga väikene siis rahastus ainult alles. Ja sellist käitumist siis halduskohus pidaski nii 2018. aastal kui 2019. aastal ebaseaduslikuks, sest see läheb vastuollu Rakvere linna enda korraga. Seda on hea meel tõdeda, et halduskohus on jõudnud sellisele järeldusele ja andnud asjale omapoolse hinnangu. Aitäh, Kelly Krostel, täna stuudiosse tulemast ja rääkimast nii Festarti kaasusest kui ka strateegilisest hagelemisest tervikuna keskuse kontekstis. Täna kõnelesid siis Keijo Soomelt Festart festivali korraldaja, Kelly Krostel Eesti Inimõiguste Keskuse strateegilise hagelemise ekspert ja vestlust juhtis Iiris Viirpalu. Tänan kuulamast! Halvad asjad juhtuvad seetõttu, et head inimesed on liiga passiivsed. Anneta Eesti Inimõiguste Keskusele veebilehel inimõigused.ee.